Tervitus kõigile rattaakadeemikutele. Järgmine osa on lindistatud mitte sellisel soojal suvepäeval nagu täna, vaid ühel väga külmal kevadisel hommikul, kui minu sõidukaaslaseks oli Tormi Tabor, kes on Saue vallavolikogu liige ja loonud sellise MTÜ nagu Rattaga kooli. Ja kui te seda osa kuulate, siis te saate teada, miks Tormi Tabor käib lugemas rattaid kooli ees ja kuidas rattaga koolis sõitmine võiks meie maailma paremaks teha ja üldse rattaga sõitmine. Nii et head kuulamist ja vaatamist. Tere hommikust! Rattaakadeemia on seekord laagris. Mul on külas Tormi Taboril. Tere, tere! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Esimeses parklas on 32 ratast. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 113, 114, 116, 117, 118. 118 tavalist ratast on siin. Miks ma seda lugemist teen? No just, ma just tahtsin küsida. Tegelikult selleks, et teha selliseid teadlikke otsuseid, kui meil on vaja ju investeerida, et rattaparkla saaks ja ka rattateed saaks ja nii edasi, siis on vaja sinna juurde numbreid. Et kas tõesti on nii palju vaja? Et kas tõesti see on probleem, sest et võib-olla, et otsustajad ei sõida rattaga või siis ei sõida selles kohas rattaga. Ja see tegelikult annab siis sellise aluse, millele toetudes saab öelda, et kuulge, mehed või naised, või naised või otsustajad, et meil on vaja siin midagi teha, juurde panna ja nii edasi. Okay. Ja see on tegelikult aidanud siia juurde panna. Ja tegelikult koolide juures ei tohiks mitte kunagi olla sellist olukorda, kus laps tuleb rattaga kooli ja tal ei ole mitte kusagile seda ratast ära parkida. Aga siin on olnud seda olukorda? On küll. Ja tegelikult meil on olnud siin neid laiendamise voorusid 5-6 tükki. Et viimane nüüd sai selline, et võib-olla nüüd siis mõneks ajaks pole rohkem vaja. Aga kindlasti saab teha paremaks just nimelt tõukside parkimist ja siis kindlasti saab seda logistikat ka siin veel parandada, et see on, mis puudutab just neid rattateed ja kõnniteede paiknemist ja kogu seda teemat. Aga nüüd said kokku lugeda? Jaa. Sina juhata teed, ega mina sõidan sinu kõrval ja sinu järel. See on see rattasõidu kõige mõnusam osa on see, et sõidad kõrvuti ja saad normaalselt juttu rääkida. Ja tegelikult, kui sa kõrvuti tahad sõita, siis see rattatee laius peaks seda toetama. Siin tegelikult toetab. Et millal sina avastasid, et sa rattaga kogu aeg sõidad? Kuidas see juhtus? No tegelikult ma olen päris selline autoinimene olnud. Ma olen olnud Tallinna linnavalitsuses, töötanud 15 aastat ja siis olid ajad, kus Vabaduse väljak oli autoparkla. Ja minul oli nimeline autoparkimise koht. Selle, mis kohvik see seal on. Moskva ees, jah? Moskva ees, täpselt. Ja see praegu tagasi mõeldes on tegelikult uskumatu, et olid sellised ajad. Miks ma hakkasin rattaga sõitma, oli see, et tegelikult ma tundsin autoga sõites, et kuna see liiklusolukorrad ja ummikud ja asjad hakkasid tegelikult mõjuma mu enda käitumisele niimoodi, et mu abikaasa ütles, et kuule, ühesõnaga,
seal see liiklusraev ja kogu see asi hakkas mind liiga palju mõjutama ja siis see oli üks põhjuseid, aga eks seal oli teisi põhjuseid ka. Jah. Aga jah, siis ma sõitsin tõuksiga kooli, kooli või tööle. Käisime Rahandusministeeriumis, käisin tööl ja siis see oli hea kombinatsioon. Sõidad tõuksiga rongipeatusesse ja siis rongiga linna ja sealt edasi jälle. Et sa elasid ikkagi laagris, aga käisid siis tõuksiga linnas tööl niimoodi rongi ja tõuksiga? Ja siis tuli lastega hakata minema lasteaeda, siis sõitsime ratastega koos niimoodi, et jätsime rattad lasteaeda ja sealt jälle rongi peale ja täna meil kogu pere sõidab oma lähisõidud kõik ratastega. Et see kuidagi tundub nii loomulik ja see on noortele, täna enam mitte lastele, vaid noortele andnud selle vabaduse, et nad ei pea nagu absoluutselt vanemate käest kerjama, et kuule, et vii mind sinna või too mind sinna. Nad lähevad ise siis, kui neil on vaja ja nendega, kellega neil on vaja. No, aga sa, ma vaatan, et sul on nagu väike kast siin ratta taga, on ju? Et kuidas, mis ratastega sa ülejäänud pereliikmed sõidavad? Me ei ole ratta peded selles mõttes, et me oleme täiesti tavalised inimesed, kellel on täiesti tavalised jalgrattad. Mul on isegi selle rattal tagumine tuli katki, et ei ole nagu selline fancy. Ma arvangi, et Eestis võib-olla on selline ratta... Kui inimesed ostavad rattaid, siis nad ostavad liiga kallid rattad. Need peavad olema nagu sellised tipptasemel maastikurattad, läikivad ja nii edasi. Tegelikult, kui sa teed oma argisõite rattaga, siis sul ei pea olema sellist fancy't. Sul on täiesti tavaline nii-öelda linnaratas, kus on olemas just nimelt need funktsionaalsused, et sa saad käia poes, et su ratas ei ole nagu nii fancy, et see iga kord ära varastatakse või tahetakse varastada, vaid peaasi, et ta veereb. No, sul on siin korv ees, on ju? Jaa, mul on siin ees korv. Ma saab ka taha korvi panna ja see korv on nagu ülipraktiline just sellest vaatest, et ta on alati mul kaasas. Ma tulen kuskilt, mul on ratas rongipeatusest, ma käin poest läbi, panen oma asjad ostud siia ja sõidan koju. MTÜ Rattaga kooli sai loodud kunagi selleks, et seda kontseptsiooni arendada edasi, et üle Eesti siis koolides rattakasutust edendada. Aga kuna see käis kõik sellise entusiasmi pealt. No, nagu ikka, jah. Nagu ikka, siis ainult entusiasmi pealt seda asja ei tee ja siis, kui me käisime, oli mingisugune, mul ei ole enam meeles, ühesõnaga koht, kus me siis käisime enda ideed põrgatamas ja selle lootusega, et saaks sealt ka rahalisi vahendeid peale, et arendada kontseptsiooni edasi ja edasi ja me ei saanud seda. Ja me tegime siis Rattaga kooli loenduskampaaniaid koos ühe eraettevõttega Hawaiiga ja see toimis justkui, aga seda kontseptsiooni oleks pidanud edasi arendama. Ja me ei ole nagu praegu jõudnud seda edasi arendada just nimelt, et kuna igal ühel on oma nii-öelda päris töö ka ja kogu see asi. Mina tegelikult
kui oli 2023 siis Riigikogu valimised, siis ma kandideerisin ka ja minu ainukene nii-öelda valimislubadus oli, et teeme Eesti riikliku rattastrateegia, et just neid teemasid lahendada. Nii, siit nüüd peaks minema see rattapeatee, et mõtle, kus sa siit, et sealt lähevad sealt poolt ja ühesõnaga, siin on jälle olukord, kus on sigri-migri, ei ole sellist läbimõeldust, et kui ma sõidan rattaga, et kust siis saaks edasi, aga see on ka üks nii-öelda peatee koht, üks olulisemaid kohti Laagrikandis, mis ühendab jälle. Nii et sa kandideerisid ainult ühe lubadusega ja ja ma sain ka tegelikult siis nii-öelda teiste erakondade rattainimesed sellesse paati, et kui koalitsiooni moodustamine oli ja valitsuse tegevuskava kokku pandi, siis sinna sai ka just nimelt see Eesti riikliku rattastrateegia loomine kirja ja selle nii-öelda lähteülesandesse said need erinevad asjad ka kirja, mis puudutab ka sellist just nimelt stereotüüpidega tegelemist, et see rattaga kooli kampaania või need tegevused tegelikult üks asi, millega nad tegelevad, on see, et kas on sul koolide juures toetav rattataristu ja kas kodu ja kooli vahel on võimalused rattaga sõitmiseks ja kas kodus saab rattaga parkida. Aga teine väga suur asi, vähemalt sama suur asi, on tegeleda just nende laste, aga eelkõige ka lapsevanemate mõtteviisiga. Et sul võivad olla need taristuelemendid olemas, aga kui sul ei ole seda harjumust auto asemel ratas valida, siis see ikka ei pruugi töötada. Ja siin Laagri näitel tegelikult me oleme siin teinud kooliga neid erinevaid rattaparaade ja just tegelenud selle nii-öelda peaosaga ka, et lapsevanemad tulevad kaasa, lapsed tulevad hea meelega kaasa ja mingil hetkel tegelikult on neid lapsi nii palju, et see on nii-öelda peavoolu teema juba, et kuule, et sa ei tulegi rattaga, et sa oled imelik või? Et pigem niipidi ja see hakkab nagu ise tööle. Aga kaua see aega võttis, et selline muutus toimus siin Laagris? Ega see väga kiiresti ei tulnud. Aga ütleme nii, et see on selline 5 aasta horisont või midagi sellist. No 5 aastat on ikkagi väga lühike aeg selles mõttes, et sellise suhteliselt radikaalse muutuse jaoks ju. Ja, ei, loomulikult. Me tegelikult näeme üle maailma, et kui see võetakse eesmärgiks ja see tehakse nähtavaks ja need edud tuuakse välja ja otsustajad näitavad eeskuju, et siis tõepoolest, kuna see on iseenesest ongi hea asi, siis kui inimesed märkavad, et ma saangi poes käia ka rattaga, ma saangi tegelikult kooli lapse saata ka rattaga, et ei pea seda autot käima panema. Ja ma saan enda liikumisvajadused, enda tervist hoida ja nii edasi. Siis see tulebki, aga selle jaoks on vaja eesmärgipäraselt toimetada. Ja ma saan aru, et see sinu enda lugu siis ütleb, et see on füüsiline tervis, aga see on nagu vaimne tervis ka, mis läheb paremaks. Absoluutselt. Et see on nii äge, kuidas tegelikult sa saad kogukonna liikmetega, teiste inimestega, kui sa autoga sõidad, siis sul on kast ümber, sul on barjäär ees. Aga kui sa sõidad rattaga, siis ma ütlen alati, tõstan kätt ja tervitan, et tervist ja see ei ole nagu selline isoleeritud elu, vaid see on päris elu.
kas sa oskad ka aimata, et miks see just laagri on, et noh, et nagu, et kus neid rattaid kooli juures nii palju on, et sellest laagrist räägitakse nagu sageli ja ma ei tea, et noh, ma tean, et lapsed sõidavad Eestis üldse rohkem kui keskealised, aga et just nagu siin. Tegelikult on paljudes teistes koolides ka, kui ma seda rattaga kooli kampaaniat tegin, on selliseid koole veel. Miks just laagri? Ma arvan, et võib-olla, et siin olen süüdi ka mina. Et ma olen teinud neid loendamisi ja neid esitlenud sotsiaalmeedias ja ka siis päris meedias ja sellel teemal rääkinud ja toonud seda laagrikooli reklaaminud just selles võtmes ja see on tegelikult tänaseks kujunud selle kooli üheks firmamärgiks. Ja see, kui ma olin hoolekogu esimees, oligi tegelikult teadlik tegevus, et laagrikooli just sellest vaatenurgast esile tuua ja tehagi sisulist tööd, et see muutus toimuks. Ja see ongi tänaseks toimunud ja meie juures on käinud päris mitmed omavalitsusdelegatsioonid vaatamas, et kuidas te selleni jõudsite. Ja siis snitti võtnud nii-öelda. Väga lahe. Jah. Okei. Nii et ikkagi tuleb tõugata ja siis inimesed tulevad kaasa ja mitte tõugata, vaid eest vedada. Eest vedada. Ja siis tuleb, ja siis muutub see normaalseks. Mingi hetk. Jah. Ja tegelikult me täna näeme ju ka Tallinnas neid väga positiivseid märke, et rajatakse eraldi rattateid, tegeletakse koolide territooriumitega ja eks see, kui tuleb selline muutus, et ruumi on vaja ümber jagada, siis tuleb see ka vastusurve ja nii edasi. Aga ma ise olen optimistlik, et tegelikult noor põlvkond tuleb peale, kelle jaoks on see juba loomulik liikumisviis, et sa ei paaruta autoga ringi, vaid sa valid nagu sellised viisid, mis on säästlikumad, kus tõepoolest sa saad suhelda ja nii edasi. Ja Tallinnas kindlasti see muutus praegu toimub, et seda on hea vaadata. On. No vaata, palju siin on. No siin on nüüd tegelikult näha, et see koht meeldib lastele rataste panemiseks. Aga siin ei ole ka piisavalt neid rattaparkimise rattahoidikuid. Okei, see on ka niimoodi tehtav, aga võib-olla, et siin ei saa lukustada ja nii edasi. Et seda peab monitoorima, et võib-olla sul on ka kooli juures rattapark olemas, aga võib-olla see on vale koha peal. See tegelikult peaks olema võimalikult sellises kohas, kus on katus, kus on kohe lähedal, sa saad sisse minna, hästi mugavas kohas. Muidugi. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Siit teen ka. Nii. Tšau!